Juba enne mulgipidu võib Mulgimaal kuulda nii laulu kui ka tantsu. Nagu näiteks siin minu selja taga Karksi nuias, kus koolipargis said kokku nii vanad kui ka noored, et üheskoos laulda ja tantsida. Juba sel laupäeval toimub 8. korda mulgipidu, mis kannab tänavu pealkirja Ämerikuu Aluu. Suure peo eel saavad inimesed kokku jundamitel ehk mulgipeo eelpidudel. Sellel nädalal mulgikultuuri õitsengu aeg ja tegelikult me toome ju erinevatele lavadele nii eelneval nädalal kui ka mulgipeo ajal lisaks nendele suurtele kontserditele välja sükseid pisikesi pesade kontserte, jundameid. Ja jundamid on sellel aastal esimest korda sellises formaadis, aga see idee seal taga on see, et kui meil on nagu mulgipeo nädal, lõpuks peakontserdiks kõik tulevad sinna kokku, on tohutu lavastus, suur lava, bändid mängivad, vali, kõik uhke. Aga kultuur hakkab tegelikult ju kodust ja hakkab inimesest ja hakkab külast. Ja see on see väärtus, mida me tahame tuua, et sellel nädalal, kui on mulgipeo nädal, siis Mulgimaa kõikides külades, erinevates nurkades, lähemal ja kaugemal, et Mulgimaa, nagu Curtis Things ütleb, Mulgimaa heliseb. Selle kontsertsarja nimi, mis on mulgipeo eel, on jundamid. On ju? Ja mulgi keeles jundam on pidu. Mulgi keeles meil 10 erinevat sõna selle kohta, et pidada ühiselt pidu. Aga läbi selle, ma arvan, nendele väikestele lastele me tutvustame, mulgi keeles pidu on jundam. Ja ta kasvab suureks, läheb elama kuhu iganes, on ju. Siis tema vähemalt teab, et tema keeles, selles tema kodukandi keeles pidu on jundam ja see jääb talle meelde. Karksi nuia jundamil esinenud laste jaoks on mulgi keel ja kultuur tähtsal kohal, kuna just noorte kaudu kanduvad edasi Mulgimaa laulud, tantsud ja kombed. See mulgi keel ja mulgi kultuur on väga omane, ei oskagi rohkem öelda. Vägev sõnaga. Nojah. Minu jaoks tähendab see üpris palju, sest ma olen sündinud Mulgimaal ja põhimõtteliselt ma õpingi vanema juures ainult mulgikultuuri ja keelt. Mulgikultuur on nagu selline ilus, et ta pole näiteks nagu mingite näiteks teiste kohtade, näiteks Jõhvi või Valga või mingid sellised teised Eesti kohad, et selle kultuur on suht teistmoodi. Ma oma vanaema mäletan, siis tema nagu otseselt keelt ei rääkinud nagu igapäevases mõistes, aga tema nagu kõnekasutuses oli neid konkreetseid mulgikeelseid sõnu nagu rohkem võib-olla, kui tänapäeval on. Aga tegelikult ega me selle nimel ju kogu selle asjaga nagu pingutamegi, et meil puhtaid igapäevaselt mulgikeelseid rääkijaid on vähem, aga keel on meil talletatud õpikutesse, raamatustesse. See viimase 20 aastaga on Mulgikultuuri Instituut selle koha pealt teinud väga head tööd. Aga minu arvates, mis globaliseerumas maailmas nagu hoopis positiivseks läheb, on see, et see juure tunnetus läheb järjest nagu inimeseks olemise mõttes vajalikumaks. Ja ma arvan, et 100 aasta pärast mulgikultuur on vähemalt sama tugevatel alustel, et see on siuke asi, mis ei kao kuhu. Aga miks inimesed siis peaksid nädalavahetusel sammud Mulgimaale seadma, et sina kui mulgipeo siis kunstiline juht ka, et mida siis oodata on? Anti suhtes vabalt käed. Öeldi, et siin on selline traditsioon, mulgipidu ja meil ei ole sellel korral sellele loovjuhti ja Tarvastu piirkonna nii-öelda Tarvastu fookusega mulgipidu on Tarvastu kihelkonna fookusega. Üldse, kuidas me jõudsime selleni, et see on Ämerikuu Aluu, millest tegelikult kõikides kihelkondades on antud välja raamat ja ma soovitan kõigile mulgijuurtega inimestele, et kui te oma väikestele võsukestele loete muinasjutte, olete harjunud lugema erinevaid muinasjutte, siis kindlasti ostke või hankige endale muinasjutu raamat Ämerikuu Aluu ja valige just seesama kihelkond, kus te on teie juured. See on väga toredad lood. Ja siis sa süübid edasi ja vaatad arhiividest, kui palju on lugusid nõidadest, libauntidest. Ühesõnaga, meie piirkond on tüüne kõigest sellest nii-öelda vaimumaailmast. Ja nüüd me toome need tegelased kõik uuesti ellu ja paneme sinna lava peale. Ja ma ju tean seda stsenaariumit, see on väga pull.